16. novembril 2016 kohtusid Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž, et anda allkirjad 2 õppeasutuse liitumise lepingule. Lepingut tulid allkirjastama Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees Erki Urva. Allkirjastamise toimumise kohaks oli valitud sümboolselt 2 kooli vaheline ala. Me oleme siin täna selleks, et heas usus ühendada oma jõud IT-hariduse edendamiseks. Rektor Aaviksoo rääkis, et hoolimata infotehnoloogia eriala tudengite arvu kasvust on selles valdkonnas endiselt tööjõu ja spetsialistide puudus. Tulevikus on eesmärgiks lausa 1500 iga-aastast infotehnoloogia erialade lõpetajat Eestis. Praeguse 500 asemel. Lepingu allkirjastamine toimus kaasaegselt digiallkirjadega. Tehtud! Milleks on ITK ja TTÜ liitumine vajalik? No eks selleks, et seljad kokku pannes olla võimeline andma rohkematele noortele ja veel paremat haridust. Et eks natuke on erinevad tugevused ka. Tehnikaülikool on akadeemilisem, võib-olla seda teadust on rohkem ja magistri doktoriõppe on kindlasti Tehnikaülikooli tugevus, aga IT-kolledžil jälle sidemed praktikutega, konkreetsed erialased teadmised, oma kätega oskus midagi teha juba õpingute vältel ja paindlikud õppevormid, et IT-kolledž kindlasti toob niisugust head kogemust ka Tehnikaülikooli. Kas TTÜ tudengitele muutub ka sellest liitumisest midagi? No nagu juba öeldud, ma arvan, et need eriti, kes astuvad nüüd järgmisel sügisel sisse, et nad kõik tulevad, kas nüüd otseses mõttes, aga vähemasti sümboolselt läbi selle IT-kolledži maja, uus ja moodne hoone, eraldi ehitatud IT-kolledžile ja sealt edasi siis magistri- ja doktoriõppesse teistesse ülikooli hoonetesse. Päris nii ta muidugi ei ole, aga kõik esimese kursse omad sinna ära ei mahu, aga ütleme, põhimõtteline suund on selles suunas. Miks on TTÜ ja Infotehnoloogia Kolledži liitumine vajalik? No ma arvan, seda tuleb küsida nende initsiaatorite poole pealt, kes seda alustasid. Ütleme nii, et me oleme olnud mingil määral HITSA poole pealt senine koolipidaja ja võib-olla nagu passiivsem osapool, et meie ei ole seda liitumist algatanud, kuigi protsessis me oleme nüüd väga aktiivselt selles osalenud. Liitumine ise toimub 2017 aasta augustis ja kuni sinnani muutusi õppekavades ei toimu. Küll aga käib õppekavade väljatöötamine juba täies hoos. Praegu Infotehnoloogia Kolledžis õppivad tudengid jätkavad ka peale liitumist oma õpinguid kuni lõpetamiseni sisse astutud õppekavas. Nende jaoks midagi ei muutu. Tudengid, kes lõpetavad peale 2017 aasta augustit, saavad juba TTÜ diplomi. Antud liitumisega seoses on paljud Infotehnoloogia Kolledži tudengid ja töölised väljendanud rahulolematust ja pidanud liitumist ebavajalikuks. Ma arvan, et igasuguse liitumise protsessis on alati rahulolejaid ja rahulolematuid inimesi ja see toob kindlasti kaasa väga suuri olulisi muudatusi. Eks tudengid võib-olla pelgavad seda, et nende senised õppetingimused võivad äkitselt ehk halveneda. Juba see jutt ka, et nagu siin on öeldud, et tegelikult kui järgmine aasta IT-kolledžisse tuleb ikkagi 2 korda rohkem tudengeid, kui praegu kokku nagu kolledžis õpib, siis see tähendab seda, et loomulikult õppetingimused ju nagu muutuvad selles. Hirmud on ka see, et kas suudetakse säilitada senine rakenduslik iseloom ikkagi kogu nagu mis kolledžis praegu on, mille pärast tegelikult kolledžis õppima tullakse, mille pärast eelistatakse kolledžis tihti peale TTÜ-le ja see ongi ja seda ju paljud tudengid kinnitavadki, et IT-kolledžist sa saad väga rakendusliku kõrghariduse, millega on võimalik kohe minna lülitada tööellu samal ajal, kui TTÜ pakatase on ikka eelkõige võib-olla ette nähtud valmistumiseks magistriõpinguteks. Ja kui meil õnnestub seda säilitada, siis ma arvan, et see võib-olla rahulolematus kaob. Emotsioonid on päris positiivsed, et meie poolt on kõik jumala hästi, et me ootame kindlasti, et IT-kolledži inimesed meie ridadest tuleksid, et me saaksime ka nendega koostööd teha nii tudengielu projektide korraldamisel kui ka üldse tudengielu edendamisel. Meil on pakkuda neile võimalikult palju tuge, ressursse ja kindlasti palju häid mõtteid. Mis on esmased emotsioonid? Allkirjastamine on tehtud? Mis on esmased emotsioonid ikka on, et vaatame, et proovime ikkagi tudengid jaoks seda olukord siin kõige paremaks tekitada äkki. Ja loodame, et plaanid lähevad nii nagu algselt ka plaanitud. Miks sinu arust on ITK ja TTÜ liitumine vajalik? Ütleme, et algselt oli see natukene raske aru saada, sest et ikkagi üritas nagu, selle liitumist natukene vältida, sest et tudengitele meeldis see õhkkond, mis seal toimus. Aga liitumine siiski toimub praegu. Miks see vajalik on just? Ma leian, et see on nagu just tudengite jaoks ja nende inimeste jaoks, kes nagu tulevadki siis infotehnoloogiat edasi õppima. Et neil on suurem valik, mida nad õppida saavad
ja loodetavasti ka siis paremad õppejõud ja rohkem õppejõud, kes nagu saavad nagu aidata. Ma arvan, et see on praegu mängib väga suurt rolli. Loodame parimat sellest, et on tehtud plaanid, aga eks need plaanid kohati nagu tunduvad võib-olla nagu udused või hall teemal, aga loodame, et ikkagi läheb kõik hästi. Tähendab, tudengitele kindlasti, TTÜ tudengitele seda, et võtke ikkagi nagu avasüli vastu ka IT-kolledži tudengid ja tehke tublid koostööd, sest tegelikult eesmärgid on ühised.